Tere kõigile! Mina olen Kairi Põldsaar ja mina töötan Tartu Ülikoolis. Olen siin programmijuht. Meil on siin rääkimas mitu toredat geoloogi ja me räägime täna geoloogiast. Ja me räägime sellest, kuidas üks või teine nendest toredatest esinejatest siin on endale nõuks võtnud kunagi ammu või juba teismelise eas hakata geoloogiks. Et miks nad sellise otsuse olid teinud ja kuhu nad tänaseks on jõudnud. Ja seda projekti ma natukene pean ka tutvustama, et me teeme seda seminari sellise hirmus vahva rahvusvahelise projekti raames nagu ENGI. Ehk siis pikemalt öeldes inglise keelelt tuhkelt kõlades on see Empowering Girls to Become the Geoscientist of Tomorrow. Mis tähendab siis seda, et geoloogia ei ole mitte ainult meeste pärusmaa, vaid sobib väga hästi ka naistele tegutsemiseks. See projekt ise on suunatud üldiselt koolinoortele, aga ka kõigile teistele huvilistele, kes geoloogiast ühte või teistpidi huvi tunnevad. Siin all on näha selle projekti veebileht www.engiprojekt.eu, et kõigil huvilistel tasub sinna pilk peale heita, et seal on palju toredaid tegevusi. Aga siis üks asi, ennem kui me asume päris asja kallale, millest ma tahan rääkida, on vahva fotovõistlus, geoloogiline fotovõistlus kõikidele noortele. Ehk siis see on nüüd suunatud ainult 13–18 aastastele. Fotovõistluse eesmärk on jäädvustada midagi, mis seostub sulle geoloogiaga või kus sa enda ümber geoloogiat igapäevaelus näed. Tähtaeg on alles 15. aprill. Ja sinna saab oma töid esitada täpselt selle sama projekti kodulehekülje kaudu. Seal on väga vinged auhinnad mängus. Nii et kutsun kõiki praegu, kes siin kuulamas on nooremad ülesse sellest hästi ägedast fotokonkursist osa võtma. Aga nüüd ilma pikema jututa ja sissejuhatuseta on mul suur rõõm anda sõna üle Insile, kes on juba geoloog, teadlane, kes räägib sellest, mida ta siis teeb oma igapäevaelus. Ole lahke, Rutt. Aitäh, Kairi. Ja ma üritan nüüd oma ekraani jagada. Nii, ja vaatan kohe. Ma loodan, et te nüüd kõik näete minu ekraani ja minu ettekannet, et panin enda ettekande pealkirjaks täna sellise imeliku pealkirja, et geoloogia kastist välja ja eks see ajandub ikka sellest, et tegelikult sellel erialal õppides saavad inimesed aru, kui palju nende maailmapilt muutub ja tegelikult ka sellest, kuivõrd palju me iga päev peame mõtlema asjadest uuesti ja teistmoodi. Aga pisut siis endast, et kes ma selline olen. Nii. Ja ma töötan Tallinna Tehnikaülikoolis maavarade ja rakendusgeoloogia osakonna juhatajana, tegelen igapäevaselt Eesti tulevikumaavarade uuringutega. Samal ajal olen olnud päris pikka aega ka programmijuht ja õppejõud mitmetel ainetel ja teinud veel igasugu põnevaid asju elus, aga kõigest ei jõua täna rääkida, ehk siis aga sellest, et kuidas siis minust tegelikult geoloog sai, et alati on vaja ikka tegelikult minna päris sellesse algusesse, et kes me tegelikult inimesena oleme. Ja minu lapsepõlve üks lemmikraamat oli Tagurpidi Antsust rääkiv raamat, mis on väga võluv raamat ja väga lõbus raamat, aga millest see tegelikult räägib ta just nimelt sellest, et sellest piiride kompamisest ja sellest, et selleks, et asjadest uutmoodi aru saama, peamegi me vaatama sellisest kastist välja. Ja võib-olla lapsepõlvest on mul kaasast ka selline tunnetus, et elu peab ikkagi olema huvitav selleks, et olla elamist väärt. Aga see kõik ei tähenda, et ma sündisin nii, et ma teadsin, et ma tahan olla geoloog, kaugeltki mitte. Et gümnaasiumi lõpus või siis keskkooli lõpus oli mul väga palju selliseid erinevaid mõtteid, mida võiks teha
ja ilmselt ma pean aitäh ütlema oma isale tegelikult, et ma geoloogiani jõudsin, sellepärast et minu isa on materjaliteadlane ja siis ta soovitas mulle, et kuule, et sa võiksid õppida gemoloogiks ja gemoloog on selline eriala või selline spetsialiteet, kes siis tegelikult uurib ja määrab vääriskive. Ja toona tegelikult ja ka täna Eestis gemoloogiat ei õpetata, seega oli geoloogia selline järgmine loogiline valik. Ja siin pildi peal on tegelikult maailma sellised ühed kõige tuntumad teemantid lõigatud nad ühest suurest toorteemantist, nimetatud Cullinani teemantist, mille siis kaal on üle 3100 karaadi. Ja toona tundus see mõte gemoloogiks hakata ja selline eriala valik mulle väga põnev. Aga olles õppinud vast umbes 2 kuud geoloogiat, sain ma aru, et geoloogia on ikkagi hoomamatult laiem ja hoomamatult põnevam kui seda gemoloogia. Ja täna, kui ma mõtlen teemantitest, siis nad on tegelikult minu jaoks hoopis midagi muud. Eks nad tõesti on minu jaoks sellised tulnukad maa seest, mis on pärit sellisest sügavusest, kust ükski teine kivi meile maapõuest muutumatul kujul maapinnale enam ei jõua. Ehk siis, ja need samad Cullinani teemantid on nüüd tegelikult tekkinud, kuuluvad nende supersügavate teemantite hulka, mis on siis maapinnal jõudnud sealt 700-800 kilomeetri sügavuselt. Ja milleks need teemantid täna meile kasulikud on, et loomulikult on nad endiselt ilusad vääriskivid, aga samamoodi nad tegelikult annavad meile infot sellest väga sügavast maapõuest, millest me muidu kuidagi infot ei saaks selliste otseste meetoditega, et näiteks annavad meile infot sellest või me saame teada seda, kuidas siis maakoor selles hävineb, ehk siis ka et arvatakse, et need supersügavate teemantide teke on tegelikult seotud sellise ookeanilise maakoore subduktsiooniga väga sügavasse vahevöösse. Ehk siis, et sellistest ilusatest säravatest teemantitest on minu jaoks tänaseks saanud midagi muud. Aga olles koolis ja mõeldes nüüd sellele tagasi oma geograafiatundidele, siis ma pean ausalt tunnistama, maavarad ei tundunud mulle väga põnev teema, et mul on selgelt silmes selline geograafiatunnis kontuurlehtede, kontuurkaartide täitmine, kus siis tuli erinevate maailma osadele juurde märkida erinevate maavarade leiukohti ja ega see mulle väga põnev ei tundunud. Aga täna, kui ma vaatan seda kaarti, siis ma vaatan seda hoopis teise pilguga, sellepärast, et nagu ma oma tudengitele räägin, siis tegelikult maavarad ja maavara leiukohad, kui me räägime metallide leiukohast, on sellised veidrikud või anomaaliad, et tegelikult on neid väga raske üles leida ja iga selle täpi taga siin, ja neid täppe võiks siin palju rohkem olla, on oma selline avastamislugu, täiesti omaette geoloogia. Ja ka need samad teemantid, millest enne juttu olid, Cullinani teemantid, siis pärinevad sealt Lõuna-Aafrika teemantikaevandustest. Ja neid lugusid on väga-väga palju, mida siin iga täpi kohta võiks rääkida. Loomulikult ei ole siin kõiki täppe, mida maailmas täna maavaradele tuntakse, kõiki leiukohti. Siin on ainult sellised mõned olulisemad. Aga hea on küsimus, et milline see kaart võiks välja näha 200 aasta pärast, kas siin on veel samad täpid või peaks see kaart nägema välja hoopis teistsugune. Et üks asi, mille maavarade puhul tulebki aru saada see, et tegelikult maavara leiukohad leitakse ülesse, kui nad on kaevandamisväärsed, siis nad ammenduvad ja tegelikult meil on pidevalt vaja leida uusi maavarasid. Ja seega geoloog on selline maadealastaja, kui meil maapinnal on tegelikult asju väga raske kaardistada, siis minnes maapõue on neid asju, mida me ei mõista ja neid avastamata asju väga-väga palju. Ehk siis, et see, mida me täna oma maapõuest teame, on tegelikult ikkagi selline väga pealispindne. Seega, et selline avastamisrõõmu on tegelikult selles erialas väga-väga palju.
Ja miks see oluline on, see avastamine? Ehk siis ja täna üha olulisem on tegelikult just nimelt sellepärast, et kui me mõtleme, et kuidas meie ühiskond täna muutub, siis seoses sellega, et me räägime rohepöördest ja me räägime digipöördest, siis need muutused tegelikult ühiskonnas ja majanduses ei toimu ilma uue ressursi kasutuselevõtuta. Ja need uued tehnoloogiad, eriti uued energiatehnoloogiad, on väga-väga sellised ressursimahukad. Ja see tähendab, et tegelikult, et meie soov maailma muuta tegelikult kliimasõbralikumaks või vähem kliimat mõjutavamaks nõuab tegelikult väga palju maavara ressurssi ja sellepärast nõuab tegelikult ka geoloogide tööd ja ka uute geoloogide tööd, et ega neid uusi geolooge nii väga palju vahepealsete aastatel juurde pole tulnud. Aga siin sellel slaidil on nüüd näidatud riga erinevaid metalle ja kui mina veel koolis käisin, siis ma tegelikult ei uskunud, et enamikest nendest metallidest mul kunagi vaja läheb või nende nimede teadmine on muuks oluline kui ristsõnade lahendamiseks. Aga nagu me sellelt slaidilt näha võime, siis tegelikult uued tehnoloogiad nõuavad väga palju erinevaid ressurssi. Ühed sellised kõige kriitilisemad ressursid näiteks on haruldased muldmetallid, mida siis ka Euroopas on hästi vähe, aga Euroopa tööstuses läheb neid väga-väga vaja. Seega, millega ma igapäevaselt tegelen, ongi nende kriitiliste metallide varude uuringutega või ressursside uuringutega ja nende siis võimaliku leidumisega või esinemisega siis Eesti maapõues. Ja Eesti maapõues on tegelikult olemas nii sellised potentsiaalsed haruldaste muldmetallide leiud kui ka siis, mis on seotud siis fosforiidiga. Loomulikult fosforiidis leidub ka fosforit, aga leidub ka teisi selliseid rohepöördeks olulisi metalle, näiteks nagu vanaadiumit. Ja siin sellel ringskeemil on siis näidatud tegelikult haruldaste muldmetallide levik nüüd meie fosforiidis, et miks meie fosforiidi haruldased muldmetallid suhteliselt sellised hea koostisega on seetõttu, et kui me mõtleme, et milliseid haruldasi muldmetalle nüüd rohepöördeks vaja on, siis eelkõige räägitakse meil püsimagnetite jaoks vajalikest haruldastest muldmetallidest. Ja püsimagnetite tootmiseks siis vajaminevaid haruldasi muldmetalle leidub ka Eesti fosforiidis. Et see on üks selline temaatika, millega ma siis igapäevaselt tegelen kõikide maavarade uuringutega. Ja kahtlemata see on oluline, et selles töös on ühest küljest on see ühiskonnale vajalik, aga kindlasti geoloogide seisukohalt on üks asi, mis neid selle töö juures hoiab, on see avastamisrõõm nii maa all kui maa peal, sest tänu oma erialale me jõuame sellistesse kohtadesse, kuhu me ilmselt muidu kunagi ei satuks. Need võivad olla nii Eestis need kohad, aga tööga seoses kahtlemata viivad kõikide geoloogide teed need aeg-ajalt Eestist välja ja see töö tegelikult on nii tore, et see iseenesest ei lõppe selle hetkega, kus meie tööaeg läbi saab, vaid väga tihti me püüame ka niisama reisida kohtadesse, kuhu muidu ehk tavalise kodanikuna me ei satuks. Aga nii palju siis sellest, et kuidas minust sai geoloog ja väga lühidalt nüüd sellest, et millega ma siis täna tegelen. Aitäh! Tere pärastlõunast kõigile, siis mina olen Heidi Soosalu
ja siin Eestis ma töötan, olen Eesti Geoloogiateenistuse seismoloog, tähendab hetkel ainuke inimene, kes vastutab maavärinate ja igasuguste muude seismiliste sündmuste nagu lõhkamiste seiramisest ja hindamise selle eest. Aga lisaks olen ma veel Geoloogia Instituudis Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõud. Aga see praegu nüüd tänase hetke sissejuhatuseks, aga ma muidu keskendun selles ettekandes sellest sarnaselt nagu Rutt juba siin rääkis, et kuidas temast nüüd teadlane sai ja just nimelt geoteadlane ja mida see natuke ennast kujutab ja siis lõpuks, kui te tahate ise selle põneva valdkonnaga tegeleda, et mida tasub nüüd siin gümnaasiumi tasemel ette võtta, et tegelikult teekond on lahti ja maailm on avatud teile kõigile, nii nagu süda kutsub. Aga ma võiks nagu hakatuseks öelda, et tegelikult mina ei huvitunud geoteadustest gümnaasiumis, et tegelikult mina olin väga huvitatud 6-aastaselt, kui ma oma arust sain aru, kuidas laamtektoonika töötab. Mina olen nii ammu sündinud, et siis oli see värske asi ja kõige sellesse ei uskunud. Aga mina olin põnevil ja ma olin ka väga veendunud enne kooli minekut juba, et mina tahan teadlaseks. Ma isegi ei teadnud, mida see teadlane täpselt teeb, aga see oli väga kindel siht ja eks ühel ilusal päeval ma ärkasin ja sain aru, et ma olengi see teadlane, milleks ma kuidagi oma nagu alateadlikult soovisin. No kõigepealt me siis hakkame siin, et minu valdkond, minu kõige südamelähedasem asi on mitte ainult seismoloogia, vaid vulkaaniseismoloogia ja kuidas nagu vulkaanite hingeelust aru saada läbi selle, et kuidas maa väriseb, et mõnikord on maavärinad konkreetsed, mõnikord on selline lihtsalt võnkumine, igasugused signaalid, et nad tegelikult, mina mõtlen seda, et maakera on nagu hästi-hästi tore, et ta ise jutustab, et tegelikult ta ise ütleb, mida seal sees toimub, et kui me ainult nagu oskame seda kuulata, et maakera saadab meil kogu aeg helilaineid ja siis on seismomeetrid meil need kuulmisaparaadid, tänu millele me siis saame siseehitusest midagi teada ja nii nagu Rutt mainis siin, et teemandid tulevad sealt kuskilt isegi 700-800 kilomeetri sügavuselt, aga tegelikult maavärinatega me saame teada terve maakera siseehituse, et see on nagu ülimalt selline nagu köitev teema. Ja kui nüüd rangelt võtta, et mina kutsun tegelikult ennast geoteadlaseks, et sisuliselt on nagu geofüüsikaga haakub geoloogiat, geograafiat, et mina mõtlen, et kõik, mis on geo, on nagu põnev ja seda tungivalt teile soovitan. No minul osutus siis valikuks see, et kuskil peab neid siis uurima neid vulkaane ja tundus, et selline Islandi on nagu parajasti käepärast ja sinna on nagu maalapikene ka, mitte merepõhjas ei pea mõõtma ja nii juhtuski, et ma olen nüüd praeguseks siin panin kirja, alustasin Hekla vulkaani uurimisest oma doktoritöös ja siis kuidagi annad ühe sõrme Islandi vulkaanitele, siis nad hakkavad viima terve käe. No seal on kogunisti umbes 30 aktiivset vulkaani, et kui ma nüüd 4 olen vallutanud, et veel on seda tööpõldu jätkuks. Ja see on nagu ülimalt huvitavaks osutunud. No muidugi, kui nagu mõtlete Islandist ja mõtlete vulkaanitest, no eks muidu see kõige nagu olulisem, et saaks ikka sinna nende juurde ja välitööd on see väga-väga põnev asi, kuigi kui on nagu olemas keegi geoteadlane, kes tõesti ei taha näppe määrida ja kes vihkab vihma, et tema võib ka nagu olla oma kodukontoris, las meie taolised siis korjavad andmeid ja tema arvutis neid töötleb või teeb laboris mingeid asju, et tegelikult igasugused nagu oskuste ja igasuguste huvide jaoks on geoloogias ja geoteadustes ruumi, et võib tõesti välja minna või võib kontoris teha, võib laboris teha, et kõik on vajalikud. Siin nagu hakatuseks siis et oleme varustanud ennast väga mitme seismilise seadmekomplektiga ja see on nagu väga põnev asi ka, et hakatuseks saab need seadmed kätte ja siis neid testitakse, et kõik on korras ja siis kui lähme välja, et on juba teada, et mis me nende vidinatega peale hakkame, kaevame need maa sisse ja sätime ja kontrollime arvutiga, paneme autoakud seal vooluallikaks ja nii edasi, et seal on nagu väga palju selliseid põnevaid
asju ja näiteks mina olen ise ennast avastanud sellise inseneri, et mind nagu põhimõtteliselt vidinad ja seadmed väga ei huvita, aga kui need vidinad ja seadmed on selleks, et saab mõõta maapõuest huvitavaid signaale, et siis kohe hakkavad silmad särama ja kohe tahan neid näppida ja mida rohkem, seda parem. No näiteks ma olen ühel Islandi vulkaanil haldanud seismojaamade võrku, kus oli neid 30 sellist seadet, mis siin nagu praegu on testimisel. Väga põnev. Ja siis, kui nüüd tahta väga seiklusrikast elu elada, siis on ka sinna sobivad väga hästi vulkaanseismoloogilised välitööd, et mul on tõesti, ma olen helikopteriga ka sõitnud selleks, et seismojaama paigaldada, et päästemeeskond viis meid vulkaani kõige ligipääsmatumasse kohta ja siis saab igasugust sellist seiklust, et kui suured ja võimsad džiibid me huvitavad, see on ka nagu vulkaanseismoloogi teema. Ja ma arvan, et seniks Islandil, et ma veel hobusega ratsutades ei ole seismilist välitööd teinud, aga võib-olla on aja küsimus, see tuleb ka ette, et hästi selline kirju põnev ampluaa on, millega tegeleda saab. Ja siis lõpuks saame sinna nagu piirkonda, kus uuritakse ja mul esimene slaid näitas nagu välja, et päike särab ja muud kui ole T-särgis, aga tegelikult nad on sisuliselt veel teadmiseks, kõik on suvepildid. Need on suvehooaja pildid, et ärge laske selles nagu lumisel maastikul häirida, et kõike tuleb ette, et see sama nädala jooksul võib olla +2 kraadi või +25 kraadi, kõik on võimalik. Ja väljakutseid on küll ja küll, aga see, mis huvitav, et niipea kui seadmed tööl on ja kui infot kogub, siis ununeb ära see, et oli natuke ebamugav ja näpud külmetasid seal väljas. Aga nagu näha, et ei saagi päriselt aru, et kas olen kuu peal või Marsi peal või on ikka maakera peal, et see on nagu ülimalt selline võimas piirkond ja mis geoteadlast nagu rõõmustab, et ükski taim ei sega su elu, et kõik geoloogia on nagu värskelt näha seal, et hästi-hästi nagu õpiku sees teeks tööd. Noh, muidugi ma siin teen seda loppamist ja reklaami selle põnevate välitöödega, aga karm tõde on muidugi, et tegelikult valdav osa geoteadlase, nii nagu ükskõik millise teadlase, ükskõik millise töötaja elus toimub tänasel päeval arvutis. Et eks neid andmeid töödeldakse edasi ja tagasi ja siin on nüüd selline natuke suvaline komplekt minu teadusartiklite nendest joonistest, et seismogramme, maavärina kaarte ja muid sellised analüüse, et see ongi see, et pingutame selle väljas, seikleme seismojaamades ja lõpuks saame hullult palju seismogramme ja seismilisi andmeid, mida töödeldes siis need vulkaanide saladused tulevad siis välja. Ja üks väga-väga oluline aspekt, mis on mulle olnud nagu selline rõõmu allikaks on, et kui te lähete sinna teadusmaailma, siis te saate uued sõbrad, nad võivad olla ükskõik teiselt poolt maakera või ükskõik millised tegelised, millisest kultuurist, aga nad on sama õhinal põnevil sellest sinu teemast. No, tuli just meelde selline naljakas juhtum, et Indoneesias sain ühele vulkaani uurijate reisil tuttavaks ja see hästi toreda Java saare naisterahvaga, kes oli ka seismoloog. Ja kui ta mind kohtas, siis ta ütles, oi, kas sina oled Heidi Soosloog? Oi, kui tore, ma olen kõik sinu teadusartiklid läbi lugenud ja ma olen nii rõõmus, et lõpuks sind nagu niimoodi näest näkku näen. Ja oligi muidugi väga-väga meelitav, aga oli kohe üks sõbranna tekkis selle vestlusega Indoneesiast, kelle jaoks vulkaanid on ka nagu üks põnevaim asi üldse. Ja see nagu ka, et ei olegi meil ainult need sõbrad siin kodus, et meil on see sõbrad ümber maailma ja nendega kohtuda muidugi viimasel ajal on see rohkem Zoomis või kuskil Teamsis, aga ikkagi, et on olemas selline üks grupp jälle, kuhu juurde kuuluda ja muidugi geoteadlasel, kui sa vulkaane uurid, pead juba muidugi vulkaanite juurde ka minema ja neid on igal pool maailmas, et see on kohe selline see on nagu õigustus ja see on nagu suur au ja õnn. No lühidalt siis sellest, et minul on nagu päris selline kirju koolitee olnud, ülikoolitee, et ma olen Soomest pärit ja ma tegin oma põhiõpingud Helsingi ülikoolis, kus sai seismoloogiat peaainena õppida, kuigi minu peaaine oli tegelikult loodusgeograafia, aga kõiki geoteadusi õppisin. Olin Põhjamaade vulkanoloogia instituudis Reykjavikis noorem uurija
ja siis see liitus Islandi ülikooliga, kus siis lõpetasin need tööd ja lõpuks kaitsesin doktoritöö ja olin järeldoktor Cambridge'i ülikoolis Inglismaal. Ja sisuliselt, et ongi, kui tahta natuke pingutada, et ikka pääseb ükskõik kuhu, et uksed on ikka lahti. No ma teile siis ütleks juhiseks, et kuidas teie, kui te nüüd tahate selleks vulkaanseismoloogiks või üks milleks iganes tahate, no ma loodan, et väga paljud hakkavad huvituma geoloogiast, on see, et ole tubli koolis, aga ole piisavalt tubli, ei pea kõik hinded olema viiesed, et selline ole niimoodi, et ei ole nagu kuidagi kukkunud sellest, et kuidagi nagu järjekindlalt töötada seal koolis. Ja millele tasub panustada, on tegelikult matemaatika, füüsika, keeled, eelkõige inglise keel. No keeled selleks, ei ole grammatika õppimised, keeled selleks, et saab suhelda, saab nagu selle oma rahvusvahelise kontingendiga tegeleda. Ja matemaatika ja füüsika selleks, et need on sellised ained, mida on raske omapäi õppida. Kui hiljem saab aru, et tegelikult oleksin pidanud ka ajalooga tegelema, mina praegu muideks uurin maavärinate ajalugu, et see võib ka kätte tulla. Seda saab omapäi teha, aga matemaatika, füüsika, sellest loogilised mõtlemised, ne oleks hea koolis nagu seal tunnile kõrvad silmad lahti hoida. Ja seal, mis on oluline, et mitte ükski teadlane praegu ei käsitsi neid valemeid, ei arvuta ja füüsika asjad on ka sellised, et põhimõtteliselt nagu ise peab teadma. Et minu jaoks ei ole see arvuti, mis tavaliselt kõik asjad arvutab. Arvuti ei ole must kast, aga arvuti teeb täpselt seda, mida mina tahan, nii nagu mina tahan. Ja see ongi see oluline, et need põhimõttest aru saada, aga musta töö tavaliselt teeb mingi masin meil. Ja siis ole igati aktiivne. Kui teil koolis tuleb teaduskonverents näiteks, kasutage võimalust mingi plakat teha või esineda või kõik, et need on kõik enda reklaamist. Kui tuleb teie kooli mingi, geoloog rääkima, siis tõmmake teda käisest ja küsi, mina tahaks ka geoloogist, kuhu ma õppima pean minema, mis sinu ülikoolis õppida saab. Ja teine teema ka veel, et ole julge, et tegelikult mina isiklikult, ma pabistasin väga, kui ma Islandile esimest korda sõitsin elama, pabistasin, aga läksin ikka ja ei ole hetkegi seda kahetsenud. Ma oleks kahetsenud, kui ei oleks läinud. Ja selline nagu kokkuvõttes tavaline tubli inimene, kui ta väga tahab, siis ta ikka saab ja kasutage seda ja nüüd on nagu maailmas ringi käia, on väga-väga lihtne ja ma lõpetakski oma ettekande selle loosungiga, et unista suurelt ja vii need unistused täide. Aitäh! Nii, tere kõigile! Ma loodan, et mind on kuulda. Jah, et ma siis räägin põhimõtteliselt enda eluloost väga lühidalt siis geoloogia vaatevinklist, et mis võiksid olla väiksed vihjed kusagil, et minust võiks saada geoloog. Jah, et väiksena mul oli kodus päris palju erinevaid raamatuid ja kõiki raamatuid ma ka silvisin aeg-ajalt, aga ühed lemmikud olid just raamatud, kus olid pildid maakerast, maakera sisemusest, erinevatest protsessidest, mis maal aset leiavad. Ja eelkõige just maakera seest ja väljast raamat, kus siis iga pilt minu peas rääkis justkui erineva seiklusloo, kord siis karstikoobastes, teine kord vulkaani otsas. Ja kui ma olin väike, siis eelkõige ma vaatasin pilte, aga kui natuke mõistust ka rohkem juurde tuli, siis sain ka juba tekstist paremini aru. Et selles suhtes ma olin väga hästi kursis, et mida geoloogid teevad ja mida endast geoloogia kujutab. Ja hobina kogusin ma kive, mida ma teen tegelikult tänase päevani. Kogusin kive, mis olid siis eelkõige minu jaoks huvitavad või ilusad. Tõenäoliselt sai see alguse sellest, kui ma olin pikalt pere üksik laps ja kui pere siis randa läks päevitama, siis minul ei olnud rannas päevitamise püsivust ja vees ka ei tahtnud üksi olla. Siis hakkasingi vaatama, mida seal põnevat liivas võib leiduda. Kuna ma ise olen Tartust pärit, siis enamasti me ka Lõuna-Eesti piirkonnas käisime ujumas, siis fossiile nii väga ei leidnud, aga vahest, kui tõenäoliselt kuskilt oli liiva toodud randa, siis leidus ka neid. Et
kuigi ma olin kividest ja justkui maakera sisemusest väiksena huvitatud, siis ma ei tundnud kordagi selle peale, et minust võiks geoloog saada või et geoloogia, et seda on üldse kuidagi võimalik õppida või kusagilt ise geoloogiks saada. Raamatuses oli küll pilte inimestest ja siis geoloogidena. Aga siis niisugune suurem arusaamine, et geoloogia võiks olla minu eriala, tuli keskkooli aeg. Et kindlasti väga palju mõjutavad keskkooli ajal kogetud ja keskkooli ajal siis saadud kogemused, seda, millised on siis noorte edasised eluvalikud ja mis kindlasti mängis siis geoloogia eriala kasuks oli see, et ma tegin keskkooli Indoneesias, kuna mulle pere kolis sinna ja siis ma käisin seal kohalikus rahvusvahelise õppega koolis, kus siis enamik minu klassikaaslasi oli tegelikult kohalikud, kelle vanemad lihtsalt tahtsid, et nende lapsed siis omandaksid ingliskeelset haridust. Ja mind oli kooli pealt tegelikult üsna hästi üles leida, sest et ma olin ainuke heledapäine õpilane seal. Ja pilt on tegelikult 10. klassi lõpust, et seal see rahvusvaheline programm siis järgis väga sarnaselt seda, milline see haridusprogramm on Inglismaal ja siis 9. ja 10. klass on justkui seal omaette niisugune grupp või tase ja siis 11 ja 12 on eraldi. Ja õppe oli või see õppesisu oli üsna tavapärane, siis ma arvan, et ka Eesti omale, et kuna tegemist oli rahvusvahelise õppekavaga, siis tegelikult nii palju kohalikele oludele ei pandudki rõhku. Et väga ma justkui Indoneesia siis loodusest sealt õppida ei saanud. Aga vahest, kui oli võimalus, siis käisime ka perega seal natukene reisimas ringi, et Indoneesia ongi enamasti, et seal on enamasti vulkaanilist päritolu saared. Seal on väga aktiivne maavärinate vöönd, kus ma ka siis paar maavärinat kogeda sain, õnneks küll väiksed, aga piisavalt suured, et natukene hirmu nahka ajada. Nähtud sai 20 erinevat koske, ametlikult küll ühe vulkaani otsast see ronitud, aga kuna tegemist on vulkaaniliste saartega, siis sisuliselt enamus ajast, kui kusagil saarel ringi reisida, siis oledki kusagil vulkaani jalamil. Karstikuupaid sai natuke ka nähtud, erinevaid randu. Et mul olid tolle vanuse kohta üsna head geoloogia teadmised, aga kohati tundsin, et seda oleks rohkem vaja juurde. Ja siis et geoloogia võiks olla see eriala, mida õppida, et mulle kivid meeldivad, mulle meeldib looduses käia, mulle meeldib mõelda, kuidas mingisugune pinnavorm on tekkinud. Ja nii ta läks. Aga isegi siis, kui on olemas arusaam, milline võiks olla eriala, mida õppida, siis tekib küsimus, et aga kus seda teha? Et kui ma juba olin seal teisel pool maakera, siis kui ma ise olin Tartust pärit, siis enam Tartu Ülikool ei tundunud kõige kodulähedasem paik, kuhu õppima minna. Ja eks mõtteid sai natuke keerutatud seal ja ka õppekavasid vaadatud erinevaid, et mida ma soovitan ka iga eriala otsimise puhul, siis, et millele rõhku panna, on kindlasti need õppeained, mida siis mingisugune see eriala endas hõlmab, sest vahest ka näiteks mingi eriala nimi võib anda mingisuguse mulje mingist erialast, aga et kui siis neid õppeaineid vaadata, mis seal erialas siis õppida tuleb, siis need võivad vahest natukene lahku minna siis enda mõeldud mõõdetega sellest erialast. Aga jah, et Indoneesias me elasin perega pealinnas Jakartas, mis ise on 10 miljoni elanikuga linn, aga koos satelliitlinnadega moodustavad nad
nii tollel ajal kui ka tänasel päeval maailma suuruselt teise metropoli koos siis 30 miljoni elanikuga. Ja ma tundsin, et esiteks, et ma olin juba 3 aastat proovinud siis kohaneda mingisuguse keskkonnaga. Ja ma tundsin, et ma olen natuke väsinud sellest, et ma olin natuke Indoneesiast väsinud ja ma mõtlesin, et ma ei ole ka valmis kuhugi uude kohta minema, et hakata siis sealt nullist pihta. Ja sellepärast ma ka tulin siis tagasi Eestisse. Ja geoloogia õppekava on ka olnud siis ka küllaltki klassikaline loodusõppe õppekava, et üks osa on see, mida me loengus õpime, aga teine osa on ka selle teadmise siis looduses ära tundmine. Ja kogu selle teadmiste pagasi põhjal, mille ma olen nüüd selle õppe käigus saanud, siis olen ikka mõelnud, et kui nüüd saaks tagasi minna kuhugi, kus ma olen juba varasemalt käinud, et siis oskaks hoopis teistmoodi näha kõike ja oskaks ka otsida rohkem informatsiooni siis nende erinevate loodusnähtuste kohta seal. Ja mida ka ajas edasi õppe kulgeb, siis aina rohkem ka tutvustatakse erinevaid meetodeid, kuidas siis infot ise saada loodusest. Ma sain teise kursuse käigus aru, kui tulid esimesed geofüüsikatunnid, et geofüüsika on ala, mida ma tahaks teha. Et see annab võimaluse näha maa alla, mis tundus hästi põnev. Et näha midagi silmale nähtamatut. Et nii bakalaureuse ja magistritöö olen teinud geofüüsika aladel Tartu Ülikoolis ja praegu ka teen doktorantuuri ja soov olekski näha, nagu siin vasakul pildil on, et mis seal kõik seal hästi täpselt toimub, aga tulebki kasutada erinevaid masinaid, mis kõik põhinevad siis erinevatel meetoditel, sõltuvad siis sellest, et millised on maapinnast leiduvate kivimite siis erinevad füüsikalised omadused ja kuidas mingisugune meile huvi pakkuv piirkond siis erineb oma ümbritsevast kivimist mingi teatud füüsikalise omaduse poolest. Tihti ka see andmestik ise vajab palju töötlemist, et siin on ka näha sellist värvilist pilti, mille me siis saame mingisuguse mõõtmiste käigus, mis siis peegeldab enamasti mingisuguse kivimi füüsikalise omaduse muutust pinnases. Aga seda pilti saada tuleb andmeid töödelda ja pärast tuleb ka seda kõike veel osata tõlgendada, et mida mingisugune värvimuutus siis pildil, aga tegelikult siis ka füüsikalise suuruse muutus võiks tähendada. Ja iga päev ei olegi kerge, aga ma arvan, et enamik siin kuulajatest on ka kogenud seda, et kui millegi surega oled hakkama saanud, siis on suurepärane tunne sellest hakkama saamisest. Ja minu jaoks ka on äärmiselt põnev näha esimesena midagi sellist, mida keegi teine ei ole varem näinud. Ja paremal on siis näha ka pilti siis täitsa võimalikust välitöö keskkonnast, kus on siis hunnik juhtmeid. Kõik välitingimused alati ei ole täiuslikud, aga see lisabki ka vürtsi siis välitööde päevale. Ja see on minu poolt kõik praeguseks. Aitäh kuulamast. Aitäh. Tere, mina olen Tiina Kork ja mina õpin Tartu Ülikoolis geoloogiat ja keskkonnatehnoloogiat. Õpin 3. kursusel bakalaureuse. Miks mina geoloogia valisin? See on selline küsimus. 2016 aastal otsustasin, et oleks vaja elus teha väike kannapööre ja otsustasin asjad kokku pakkida ja minna Austraaliasse. Minu eesmärk, miks mind sinna minna, oli see, et ennast leida endale mingi eesmärk elus, mingi siht, mida edasi teha. Austraalias seal sain kokku hästi paljude huvitavate inimestega, nägin hästi palju ilusat loodust ja taimestikku, kõike ägedaid asju.
ja sain teada ka, et Austraalias on väga palju maavarasid ja seal on väga palju kaevandusi ja mina mõtlesin, et mina tahan ka kaevanduses töötada. Aga selles hetkel ma ei olnud päris kindel, mida ma selleks tegema pean ja kuidas saada kaevandus töötada just spetsialistina. Hakkasin uurima ja otsustasin, et ülikool oleks minu jaoks kõige parem valik ja minna sinna õppima geoloogiat. Olin 2 aastat Austraalias ära ja tulin tagasi Eestisse ja astusin kohe sama sügisel sisse geoloogiasse Tartu Ülikooli. Ülikooli algus oli suke keeruline. Seal oli hästi palju keemiat ja füüsikat ja seal oli kõrgemat matemaatikat esimene semester. See tundus väga raske, aga kui ma selle lõpuks ikkagi ära tegin ja pingutasin hästi palju, siis see oli nii äge tunne, see oli hästi mõnus ja ma olin väga uhke endale. Teine semester oli selline, kus juba hakkas rohkem geoloogiat tulema. Seal sain aru, mida me päriselt teeme. Seal ma nägin päris kivimeid, käisin laborites. Sain teada, mis on õlikud. Õlikud on siis õhukeseks lihvitud kiviproovid, mis pannakse klaasi peale, mida saab mikroskoobis vaadata. Saad näha, mis mineraalid seal kivimis sees on. Ja palju oli meil ka praktikaid. Iga suvi oli meil praktika, käisime puurimas, käisime soodes puurimas, nägime Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskust, kus siis hoitakse puursüdamikke. Saime teada, mida kõik need väikesed kriipsud seal puursüdamike sees tähendavad, kuidas neid nii-öelda lugeda. Tegime geoloogilist kaardistamist väljas. Ja näiteks siin pildi peal on näha Steigeri poolt puuritud puursüdamikud 2019 aastal, mida me käisime samamoodi puurimist vaatamas ja siin on näha, et puursüdamike sügavus siin pildi peal on 344 meetrit maapinnast. Ja teine aasta oli sellepärast ka oluline, et meil tuli teha ettevõtte praktika suvel ja mina valisin praktikaks Eesti Geoloogiateenistuse, sest see on Eestis üks populaarsemaid tööandjaid geoloogidele ja mind võeti sinna vastu merefüüsika osakonda. Esimene asi, mida ma praktikal tegin, oli koos Heidi Soosaloga seismoloogia vaatamine nii-öelda. Käisime temaga koos ajutistes seismojaamades, Nõval, Kiisal, Toomal ja siis käisime ka püsijaamas Vasulas. Ajutiste seismojaamade eripära on see, et sinna tuleb koha peale minna, et andmeid vaadata, et kontrollida seismojaama seisukorda ja nii-öelda mälukaartidelt siis need andmed kätte saada. Ja mis me temaga koos tegime, oli ka erinevate looduslike ja tehislike seismosündmuste jälgimine. Ehk siis looduslik seismosündmus on maavärin. Tehislik seismosündmus on näiteks karjääride lõhkamine, mis jäävad sinna peale seismojaamadele või siis näiteks kaitseväeõppused. Lisaks käisime siis uurimas Läänemere seisundit Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaevaga Salme. Seda laeva see oli ilmselt esimene ja viimane kord, kus me selle laevaga saime sõita, sellepärast, et see läheb nii-öelda puhkusele, et ta on natukene vanaks jäänud. Aga muidu me võtsime mere pealt seppelõikeid, veeproove, vaatasime soolsust, vaatasime nii-öelda setete sisse, seteproove võtsime ja käisime ka Liivi lahes Raua mangaani konkreetsioonide alal. Ja konkreetsioon see tähendab Raua nii-öelda känakas siis. Ja kontrollisime, kui palju neid seal on ja mis see Läänemere seisukord seal kohas on. Lisaks siis käisime Sten Suurega, kes on merefüüsika osakonna juhataja. Käisime temaga mootorpaadiga Sarme ja Hiiumaa vahel. Sõitsime läbi, tegime erinevaid profiile ja kaardistasime seda ala. Meil oli küljes erineva sageduse ja laine pikkusega merepõhja profilaatorid. Profilaator see on siis, mis näitab merepõhja setete sisse. Siis näitab läbi merenuga, läbi moreeni ja näitab kuni siis aluspõhja kivimilteni. Aluspõhi on meil siis lubjakivi tavaliselt või dolomit. Ja kaasas oli meil ka külgvaate sonar, millega nägime merepõhja, merepinda ja nägime ka näiteks uppunud laevavrakke. Minu jaoks oli kõige olulisem kaevatsi piirkonna magnetline kaardistamine.
see oli Hiiumaal, Heltermaa sadama lähedal. Käisime läbi Sarve poolsaare, Kaevatsi ja Heinlaiu. Siis magnetomeetriga jalutasime mööda laidusid ja magnetomeeter oli meil paadi taga järel kummipaadis, siis kui me käisime mereümbruses profiile tegemas. Ja terve päev siis magnetomeeter mõõtis. Saime profiilide kaardi, mis erines sellest, mida me varem arvasime. Me arvasime varem, et anomaalia tipp on 1800 nanoteslat, mis oli mõõdetud aeromagnetilise mõõdistamisega ehk siis lennuki pealt 90-ndatel. Aga meie mõõdistamised näitasid, et anomaalia tipp on 6000 nanoteslat. Huvi võib pakkuda muidugi see, et siin pildi peal on kirjas, nagu oleks anomaalia tipp 58 000 nanoteslat. Tegelikult on asi selles, et tuleb maha lahutada sellest globaalne väli, mis tekitab seda magnetist anomaaliat, mis paneb nii-öelda kompassid valetama siis, kui sa selle koha peal oled, mis näitab, et kuskil on rauda seal. Globaalne väli, see tähendab, seda tekitavad maa sees olevad pöörisvoolud, mis on siis maa vedelas välistuumas. Mis me arvame, mis seal sees on? Me arvame, et seal on magnetiiti. Magnetiit on rauamaak. Me ei tea seda kindlalt sellepärast, et seal ei ole tehtud puurauke. Aga modelleerimine näitab, et see võiks olla magnetiit ja modelleerimine näitab ka seda, et seal võiks olla sulfiidne keha peal, milleks võib olla pyrotiin ja sulfiidne keha võib tähendada näiteks vaske, tsinki, pliid, mis on kõik maavarad, mis on praegu väga vajalikud. Ja koos selle uuringuga seal tekkis mul mõte teha populaarteaduslik artikkel oma juhendajaga Jüri Pladoga, koolipoolse juhendajaga. Ja artikli nimeks sai Eesti magnetiline kaart ja üksikobjektide uuringud. Ma käisin seda esitlemas 17. geoloogia sügiskoolil ja artikkel on ka sügiskooli kodulehel täiesti üleval lugemiseks. Kuhu edasi? Minu mõte on lõpetada bakalaureus ära ja minna magistratuuri. Ja olen ka mõelnud vahetusüliõpilaseks minemise peale. Päris kindel veel ei ole, et kuhu, ilmselt kas Austraalia või Kanada või Uus-Meremaa, aga seda siis näitab tulevik. Ma tänan kuulamust ja ma tahtsin rääkida ka tudengivarju projektidest, et ülikoolides, erinevates ülikoolides üle Eesti on need projektid olemas, et õpilane saab minna üliõpilase juurde, kirjutada talle ja käia temaga koos ülikoolis kaasas, käia temaga koos loengutes kaasas ja vaadata, et äkki mingi eriala talle sobib, äkki mõni ülikool talle sobib, et minu arust on hästi lahendad projektid. Ma ise selles projektis otseselt ei osale, aga minu juurde on tulnud üks Tallinna reaalkooli õpilane, tuli eelmine aasta ja mina sain väga toreda kogemuse ja tema sai väga toreda kogemuse ja ma olen valmis ka teisi inimesi nii-öelda vastu võtma, kes tahavad minu juurde tulla, ma võin neile näidata kooli, ma võin neile rääkida geoloogiast, võite mulle kirjutada tina.harak@ut.ee. Aga sellega me siis võib-olla tõmbaksime tänase seminari kokku. Aitäh kõikidele esinejatele ja aitäh kõikidele, kes te tulite kuulama.